No valeinfot tegelikult ju luuakse ja levitatakse niimoodi, et need agendid, kes on sellest huvitatud, ütleme valimiste puhul suurtes riikides on need tavaliselt kindlasti on venelased kohal, tihti on ka hiinlased kohal, on ka teisi agente, näiteks Ladina-Ameerikas on Venezuela päris oluline ja näiteks nendel on selgeid näiteid, kus valeinfot levitades, aga isegi mitte valeinfot levitades, vaid üleskutseid levitades on ühiskonda pandud teistmoodi käituma. Et nagu me võtame näiteks Tšiili rahvarahutused, siis need ei oleks kindlasti kestnud nii kaua, kui kõik nimetatud 3 riiki oma enda sotsiaalmeedia kommunikatsioonimeetoditega ei oleks kogu aeg tuld ja puid alla pannud, kutsunud üles vägivaldsusele ja muule sarnasele. Et selliseid näiteid leiab väga palju mujalt maailmast. Samamoodi on kõikidel on ju tuntud see Emmanuel Macroni väljaütlemine Putinile helisee treppidel, et teie mõjutasite meie valimiskampaaniat. Et see kampaania kõigepealt testitakse seda, publiku hulgas, kus ollakse harjunud toimetama. Need on need, kes on skeptilised meie ühiskonna toimimise suhtes tihtipeale ka, näiteks ei usalda ka teadust ja muud sarnast. Ja siis, kui tundub, et see seal hakkab levima ja leiab mingisuguse pidamise, siis üritatakse see nüüd tuua peavoolumeediasse. Enamasti see ei õnnestu tegelikult, seepärast, et enamasti saadakse need asjad enne ära summutatud, väga harva läheb see päriselt läbi. No see kahtlemata on probleem, et inimesed tegelikult peaksid tarbima toimetatud sisu ja saama aru, mis on toimetatud ja toimetamata sisu vahe. Et tasuta kättesaadav on meil Eesti Rahvusringhääling kindlasti. See on toimetatud sisu, aga ka seal on ju alailma tekivad meil üles küsimused nende maailmavaatest, et kas ERR-il tohib olla maailmavaade, eks ole, et nad püüavad selle poole, et ta oleks neutraalne, aga on inimesi, kes kahtlustavad, et ERR-il siiski on maailmavaade, kusjuures neid on nii liberaalsema kui konservatiivsema tiiva pealt, nii et päriselt vältida seda ei saa ja kahjuks väga suur hulk toimetatud sisu on tasuline ja sellel on põhjus. Toimetamine ongi kallis ja see maksab, keegi võtab vastutuse selle eest, et ta midagi esitab. Ja muidu ka aitaks kaasa, kui see toimetatud sisu ja päris ajakirjad suudaksid päriselt lahus hoida siis selle kollasema ja selle tõsisema, selle sisulisema oma esilehtedel. Seda ei ole üldse suudetud. Et see kindlasti hävitab ka usaldust tegelikult toimetatud sisu vastu, kui sa seal kõrval näed sisuturunduses mingisuguseid tõestamata kasulikkusega toidulisandeid või sul on lihtsalt kõrvuti kaitseministri pilt ja suur pilt kellegi tagumikust, kuhu on kirjutatud, kus on juurde kirjutatud vabane lihtsalt tselluliidist, et ma olen näinud sellist asja, mul on see ajule kirjutatud. Et toimetatud sisu on see, mida saab usaldada ja Eesti inimesele palun, Eesti Rahvusringhääling. Ei, seal ei ole küll kindlasti, meil on ju ka tegelikult meie meediaväljaanded, kõik toimetavad Facebookis, meie ajakirjanikud on Facebookis olemas. Nad teevad seal tihti ka väga vahvat sellist meediakriitikat ja nalja, aga ka seal, eks ju, nad selgelt ei toimeta oma väljaannete ajakirjanikena sellisel juhul, kuigi ma usun, et kui ikkagi on üks hea ja korralik ajakirjanik Facebookis, siis ma võin ka tema Facebooki sisu tegelikult usaldada. Meil on palju poliitikuid ja me tegelikult teame neid poliitikuid, kes kasutavad Facebooki selleks, et päriselt oma seisukohti edastada ja neid, kes kasutavad selleks, et kraagelda. Et seda vahet suudab ju iga inimene tegelikult teha. Valimiste mõjutamine tõenäoliselt esimest olidki 2016 Ameerika Ühendriikides ja siis kohe seal järel Prantsusmaa. Ja kusjuures meie valimisi ei viitsi keegi eriti isegi mõjutada, sellepärast et suures pildis Euroopas ja Ameerika Ühendriikides ei juhtu mitte midagi sellest, milline on Eesti demokraatia, aga kui sa saad suurele demokraatiale suudad mõju avaldada, siis see on palju olulisem. Nii et meie peale see ressurss, et seda teha, see on ka päris kallis töö, et see ressurss on alati piiratud. Ikka peame. Sest sa oled piiririik ja siin on teised motivatsioonid võivad olla ühel hetkel. Tekitada mingisugune paanika, tekitada mingisugune jätta mulje mingisugusest tohutust vandenõust, eks ole, ja sellega külvata enne valimisi segadusi, et loomulikult sa pead ikkagi valvas olema lihtsalt seni, kui vaadata, kuidas need töövood on liikunud meie strateegilistel vastastel, siis need pigem on olnud suunatud suurte riikide demokraatlike protsesside mõjutamisele. Aga loomulikult lõpuks on alati võimalus demokraatlikus ühiskonnas on kõikidel inimestel õigus oma ühiskond ka ära rikkuda kollektiivselt ja seda on tehtud läbi ajaloo, nagu me teame.
ei saa välistada, et tehakse ka seekord. Et sellega me pidime Kadriorus väga palju nagu justkui olid need mitteliberaalsed sellised suundumused tundusid nagu, et kuskilt tuli abordidiskussioon ja väga veidrad diskussioonid meie ühiskonna jaoks, eks ole, mida nagu loomulikult siin üldse ei olnud. Ja kui sa küsisid, siis suur hulk neid abordivastased ei teadnud, et Eestis ei ole 3. trimestri abort lubatud, vaid see ongi 12. nädalal. See on see, mille eest Ameerikas võitlevad abordiõiguste piirajad, et tuua see piir allapoole, eks ole. Meil ta on suhteliselt mõistliku koha peal, eks ole, aga need inimesed, kes sellel teemal rääkisid, tegelikult seda ise, fakte ju ei teadnudki, eks ole. Nii et siin tekkis selline olukord, kus tundus, et ühiskond rikub midagi ära, mis meil on olnud, ja siis sa peadki endale ütlema, aga lõpuks on see demokraatliku ühiskonna õigus. Me saime hakkama ja me ei rikkunud oma ühiskonda ära, aga vabalt oleks võinud joosta üle piiri, eks ole, ja oleks võinud midagi minna päris valesti, eks ole.